Numbrite keel ja Merike siin. Teate, mul tuli nii palju huvitavat informatsiooni siin nädala sees. Ja vahepeal ma olengi natukene vaiksem olnud, seepärast, et ma olen valmistanud hästi vahvad videod, mida saab siis näha YouTube'is. Laadisin üles tervise kohta, seal nüüd tuli küll videod sellised vol 1, vol 2, aga noh, ei ole häda, küll te ära jaksate vaadata neid. Lihtsalt katkes ja ma ei ole mingi suur selline monteerija nende osas veel kahjuks. Aga mul on veel üks selline huvitav materjal, mille üsna peas on üles pandud, ehk kus ma räägin sellistest ajaloos kuulsateks tulnud inimestest. Veidikene analüüsin siis omavahel selliseid nagu, issand, kes oli? Hitler, Stalin, kes see veel oli? Monopol tahan ütelda, see ei ole Monopol. Okei, no ma ei ole vaata ajaloost tugev, sellepärast ma lihtsalt mõtlesin, et ma hakkan analüüsima neid nagu numeroloogia baasil ja siis mul veel nimed lähevad ka sussi, aga no jälgi siis YouTube'i kanalit, ma tahan tegelikult seda ütelda. Aga teate, mis mul tuli sellega üks mõte, et ma räägin siin sellest, et saab oma sünnikaarti tellida ja siis saab igasuguseid muid asju, edukuse koodi. Aga ma pakuks sellise asja välja, et ma võiksin kohe teha selliseid YouTube'i videoid, mida siis sa saad tulla vaatama ja sinu edukuse koodi kohta. Kui sa oled nii julge, siis kui sa tahaksid teada oma edukuse koodi, täiesti tasuta, et kirjuta mulle sinna numbritekeel@gmail ja kirjuta siis pealkirjaks edukuse kood ja kirjuta kindlasti sinna, kui sa hakkad seda teksti tegema, kirjutama, siis kirjuta, et soovin YouTube'i videod saada sellel teemal, et ma arutaksin avalikult siis sinu edukuse koodi. Ma luban, et ma ei nimeta sinu nime, et ära karda mulle kirjutada, et ma vajan selleks siis sinu sünnipäeva kuud ja aastat. Ja kui sa tahad, siis sa võid kommenteerida sinna, et jaa, ma võin näiteks panna sinu esitähed siis näiteks, kui sa oled noh, nagu mina olen Merike, on ju, ja siis see on M ja ütleks, et mu perekonnanimi on näiteks mingi Mikk, siis paneks ka teise M-i, näiteks MM, edukuse kood, ja siis ma hakkan sellest rääkima. Või siis on see, et kui sa tahadki, et ma sinu nime ära mainin, et siis annangi teada, et minu nime võib kasutada. Vot. Ja siis võt selliseid asju mõtlesin, et ma teeksin. Ja kusjuures meil oli siin enne juttu ka, et ma tuleksin TikTok'i mingi aeg. Kuna mul on ka suletud grupp veel seal Facebookis, siis ma alustan sellest, et seal on mul selline armast pesakene, et kus meid on seal natukene 200 ringis. Ma teen seal ühe katsetuse, kuidas mul läheb ja siis ma tulen juba teie TikTokitajate juurde või tähendab TikToki maailma, seepärast, et see on mulle natukene uus. Võite ka panna kommentaaridesse seda, ehk siis selle video alla kas või, et millest olete huvitatud, aga tulen tagasi. Ma tahaksin jah, teid julgeid nüüd üles kutsuda, kes tahaksid, et mina tasuta täiesti sinu edukuse koodi lahti muugin seal YouTube'is. Ehk siis ma teen väikse eeltöö, uurin su ära ja siis teen video, kus ma näitan sinu koodi. Ja selleks muidugi, et sa saaksid teada, et sa oled sina, siis pane mulle ka see sinu märkkood. No näiteks, kui sa ei taha üldse, et ma sinu nime kasutan, eks ju. Ma ju näen tegelikult meilist, on ju. Noh, mõnel on seal näiteks Kulla Kallis ka pandud, eks ju, meili, aga noh, vahet pole, igal ühel on meil omad nunnu-punnukesed. Pane näiteks märksõnaks mustikas. No ja siis ma ütlengi, nii, täna räägin teile edukuse koodist ja märksõna siis mustikas ja siis sa tead, et ma räägin just sinust. Vot, seepärast, et nüüd on nii paljud tellinud seda edukuse koodi ja ma küsisin nendelt lausa luba, et kas ma võin neid arutada avalikult, nende nimesid kasutamata. Ma tulen nüüd üsna pea tegema, siis sa ka näed seda, kuidas ma seda teen. Ja on nii palju maagilisi inimesi meil, et mul lihtsalt on karp lahti. Ja mis on hästi huvitav, näiteks need, kellel on ühtesid palju, siis nad on tegelikult hästi võimsad inimesed. Kui te nüüd olete kuskil näinud minu videotes, kus ma räägin nagu ala, et nad on narsissistlikud ja mida iganes, tuletan teile meelde, ärge võtke kõike sõna-sõnalt. Ma räägin üleüldiselt ja alati rõhutan ka, kui ta on miinuses, sest tegelikult number 1 on väga võimsad inimesed. Ehk siis, kes on sündinud seal 1., 10., 19., 28. Igal ühel on muidugi oma nüanss ka veel juures. Vot, nüüd see kõik ära räägitud. Kui millestki aru ei saanud, siis küsi mu käest.
ma olen koertega õues, sellepärast ma natukene liigutan oma pead vasakule ja paremale, vaatan, et kõik tuleksid mulle järgi. Et kes on kiirem, kes on aeglasem. Kuule, aga ilusat emadepäeva sulle veel kord ja ole julge, anna ennast üles, hea meelega lammutan sind ja kasuta seda võimalust kusjuures ära. Ja tead, mis, kui sina kardad näiteks seda teha, siis soovita seda kellegile oma julgele sõbrannale, sõbrale ja hea meelega võtaks mehi ka siia, et ärge mehed olge nii tagasihoidlikud. Et tegelikult ma tean, et teid on väga palju, kes mind ka vaatab. Mõni vaatab salaja, julgem kommenteerib, ja veel julgemad kirjutavad mulle isiklikult, et selles mõttes minu meelest on kõik väga vahva. Tehke suud lahti, tšoki-pauki, numbrite keel ja Merike.